Nii, tere! Et enda tutvustuseks ma tahaks ühe asja veel välja tuua, et ma olen ka üsna põhjalikult uurinud seltse ja et ei tohi liikuda. Et 1993. aastal kaitsesin magistritööd teemal seltside vabariikliku tegevuse selle toetamispoliitika Eestis ja siis 2018 ilmus raamat, et Eesti seltside 100 aastat, nii et nagu seltsi tegevusega olen ka üsna põhjalikult tegelenud. Nüüd sel aastal möödus 100 aastat kultuurkapitali seaduse vastuvõtmisest valitsuse poolt. Et tegelikult võeti esimene seadus vastu 8. juulil 1921. See oli üsna selline üldsõnaline seadus, seal oli üldse kokku ainult 5 punkti. Ja milleks see seadus oli mõeldud, see oli siis lisaks nendele kultuurkapitaliga otseselt seotud tegevustele oli see mõeldud ka teaduse toetamiseks. Ja nüüd selle seaduse alusel võeti vastu ka määrus, rahaministri määrus, mille alusel siis hakati korjama raha kultuurkapitali heaks ja see oli siis piirituse ja viina müügilt. Et omavalitsused hakkasid seda raha korjama ja selle seadusega toimus selline asi, et valitsus võttis ta küll vastu, aga Riigikogule ei saatnud. Ja tänu sellele toimus selline asi, et Konstantin Päts, kes siis sel ajal oli riigivanem, võttis siis vastu otsuse, et seda edasi Riigikokku ei saadeta, kuna see on liiga üldsõnaline. Aga rahaministri määrus ei kehtima. See tähendab seda, et raha hakati korjama. Ja raha korjati siis niimoodi, et 4 aastaga siis kogunes tegelikult selline 600 000 krooni suurune summa. Ja osaliselt need kemplemisi, mis tollal olid, osaliselt nende kemplemiste taustaks võibki olla see, et selle küsimus oli selle rahade jaotamises, et kas hakatakse jaotama või mitte. Ja nüüd selle esimese seaduse autoriks peetakse Fridebert Tuglast, kes oli tol ajal väga aktiivne selline eestvõitleja. Tal oli palju selliseid ettekandeid ja ta mingil ajal töötas ka haridusministeeriumis. Ja tema sõnastas siis sellised 3 olulist küsimust, et esiteks on see, et kas üldse toetada, teine on see, et missuguses suuruses toetada ja siis kuidas toetus määrata, et mil viisil. Ja mis nagu sellise raha suuruse kohta pakkus ta välja ka sellist asja, et see peaks vastama nagu õpetaja palgale, et selline toetuse suurus. Nüüd 19. aastal oli valminud ka üks teine seadus ja see oli siis kirjanike, kunstnike ja teadlaste toetamise seadus. Ja vahepeal siis toimus sellised muutused, et seda seadust, need 2 seadust nagu taheti kokku panna. Taheti kokku panna, et tekitada siis nagu üks selline hea seadus. Ja samas uuriti ka seda, et mida tehakse mujal. Lätis oli kultuurkapital moodustatud ja seal oli üks tuluallikas oli see, et võeti 3% raudteepiletite tasust, et nagu sellise piletitasu või piletirahad tulid sinna. Ja nüüd kuna suhted eelkõige kirjanike ja ministeeriumiga olid üsna pingelised, siis me võime siit leida ka sellise ilmselt kõige suurema skandaali, mis oli seotud sellega, et haridusminister Heinrich Bauer teatas 1922 Riigikogu istungil, et Eestis polevatki selliseid kirjanikke, kes toetust väärivad, olevad ainult lendavad sead. Ja see on siis Albert Kivikasele viide. Nii et, ja kirjanikud ei jäänud talle võlgu, siis tegid talle selgeks, et tema koht ei ole haridusministeeriumis. Ja nüüd mingil ajahetkel jõudis see seadus ka kokku pandud seadus jõudis Riigikokku ja
vahepeal oli taas siis valitsusjuhiks tõusnud Konstantin Päts, kes siis palus, et see seadus võetaks tagasi ja siis ta täiendas seda üsna oluliselt ja mille alusel ta täiendas, et kuna ta oli olnud asumisel Soomes, siis ta oli sel ajal asumisel Soomes, kus seal loodi väga palju erinevaid fonde ja tõenäoliselt siis oli võimalik nagu võtta eeskuju sellise Soome näidete pealt. Ja nüüd seadus saadeti siis 24. aastal Riigikokku, täiendatud seadus ja 25. aastal võeti ta vastu. Ja mis selle juures on oluline? Oluline on see, et kui Riigikogus toimusid vaidlused, siis oli järjekordselt Konstantin Päts see, kes siis rõhutas seda, et paar marka pudelilt kultuuri jaoks juurde panna on kergem, kui 30-40 miljonit marka selleks riigikassast võtta. Nii et nagu see, et oleks selge põhimõte, et see tuleb mingitest muudest laekumistest, mitte otseselt nagu, et ei toimuks Riigikogus sellist vaidlust rahade üle. Ja nüüd Konstantin Pätsi ideaaliks olid tegelikult sellised asutused, mis on nii-öelda riigikehasse sulandunud, ehk siis ta on selline institutsionaalse riigikäsitluse pooldaja. Ja see tähendab seda, et tema arvates need riigikehasse sulandunud asutused säilivad pikalt, elavad üle inimeste eluea, et elavad põlvest põlve. Nii et see oli nagu mõte, et see, kes on see selline asutus, mis on riigikehasse sulandunud, see püsib pikalt. Nii, ja nüüd Kultuurkapital üheks tugevaks küljeks oli see, et ta pidevalt muutus. Pidevalt võeti mingid muudatusi ette ja nagu öeldi, et tollal, et Kultuurkapitali seadus oli üks selliseid, mida kõige rohkem muudeti. Et 7 korda on nagu toimunud muutused sellised. Et kõige rohkem muudeti ja tänu sellele, et nagu see ajakohastamisel oli siis see, et Kultuurkapital nagu toimis edukalt. Ja nüüd, kui toimus 94. aastal Kultuurkapitali seaduse uuesti vastuvõtmine, siis tegelikult huvitav see, et mul õnnestus vaadata seda 93. aasta projekti ja tegelikult oli selline asi, et kõige olulisemaks peeti seda, et Kultuurkapitali seadus vastu võetakse. Aga samas jättis ministeerium tegelikult tegemata sellised asjad, et oleks põhjalikult analüüsinud seda, et kuidas see Kultuurkapital ka tegelikult toimima hakkab. Ja üks põhjendus oli ka see, et need rahasummad, mis Kultuurkapitali tulevad, ei ole eriti suured. Ja see oli ka võib-olla selliseks leevenduseks, et siis õnnestub seda seadust kergemini vastu võtta. Nii et aga mis on oluline, et oluline on see, et tegelikult Kultuurkapitali seaduse vastuvõtmine ise tõstis kultuuriinimeste staatust ja oli ka selge usalduse märk selle kohta, et antakse nende kätte rahade jaotamine. Nüüd teine huvitav küsimus Kultuurkapitali ajaloos on seotud, siin on ka tsitaat Tammsaart, et enne Kultuurkapitali seaduse vastuvõtmist oli palju vaieldud, vastuvõtmine sündis aga imekenasti ja vaikselt, võis tundmus tekkida, et rahva asemikul oli üsna ükskõik, mis otstarbeks Kultuurkapital asutatakse, peaasi, et oleks asutatud. Nii, lähme. Nüüd on küsimus sihtkapitalidest. See Konstantin Pätsi poolt koostatud seaduse eelnõu, seal oli kirjas 5 sihtkapitali. Kirjandus, muusika, kujutav kunst, näitekunst ja kehakultuur. Ja Riigikogus arutusel pakuti välja see, et Kultuurkapital peaks tegelikult toetama ka malet. Ja pakuti välja veel 2 sihtkapitali, ajakirjandus ja karskus.
et kaskusliikumine oli tollal väga tugeval järjel ja seetõttu ei ole ime, et see kaskuse teema nagu tõstatus. Ja nüüd hiljem pakuti veel sihtkapitale välja. Üheks väljapakkujaks oli põllude minister Oskar Köster, kes pakkus välja, et tegelikult peaks olema ka sihtkapital põllumajanduse heaks. Ja põhjus on tema loogika järgi väga ilus, et piiritus, mille müügist laekub summasid kultuurkapitali tuludesse, aetakse kartulist. Kartulid aga kasvatavad põllumehed. Et väga loogiline sihtkapital. Ja kusjuures, mis on huvitav, et tegelikult kultuurkapital toetas ka põllumajanduslikke uuringuid, nii et on sellised võimalused. Ja nüüd 1993. aasta seaduses oli üks huvitav sihtkapitali juures, mis hiljem välja jäi, ja see oli vaba hariduse sihtkapital. Et kuna ta on rahvakultuuriga väga suuresti kattuv, siis oli selge vajadus, et seda nagu ei oleks seal. Aga iseenesest nagu huvitav, et ta oleks andnud, haridusministeeriumi seisukohalt oleks andnud selliseid olulisi kokkupuutepunkte. Ja hiljem on räägitud veel mitmetest sihtkapitalidest, näiteks ajakirjanduse sihtkapitalist, tantsukunstist, disainist. Leelo Tungal on välja pakkunud, et võiks olla laste toetamiseks nagu mingi sihtkapital või lastekultuuri sihtkapital. Nii et on erinevaid mõtteid olnud. Nii, kust tulid kultuurkapitali tulud? Kultuurkapitali tulud tulid nagu 4 allikast, olid riigieelarvest, seaduse alusel võetud maksudest, sissetulekutest, kultuurkapitali ettevõtetest ja varandustest, annetustest ja pärandustest. Eelkõige kõige suurema osakaalu olid siis 2,5% piirituse ja viinamüügi tulust, teiseks olid siis joobnud isikute trahvirahad, siis oli 2% tubaka saaduste aktsiisist, 5% trahteri maksust, 10% lõbustusmaksust kinode ja muude lõbustusasutuste ning esituste pealt ja 2 krooni iga Eesti välispassiga välismaale sõitjalt. Et üsna selline omapärane tulubaas. Ja nüüd, mis on huvitav, et 23. aastal toimus Kirjanike Liidu erakorraline koosolek ja seal arutati väga sügavat küsimust, et kas kirjanikul on kohasem kohvikus või kõrtsis kultuurkapitali toetust oodata. Ja Oskar Luts arvas, et kõrtsis on õiglasem, kuna selle tulud saab siis kultuurkapital endale. Et milles asi on tegelikult selles, et selleks, et kultuurkapitalist toetust saada, ei tohtinud kuskil ametis olla. Et nagu kellel oli püsipalk, see inimene nagu toetust ei saanud. Ja nüüd esialgu oli niimoodi, et kuni 27. aastani läks kultuurkapitali tuludest 20% nagu sellise valitsuse sihtkapitali kätte. Ja hiljem see ulatus ligemale 45%-ni. Kirjanduse sihtkapital sai esialgu 15%, hiljem ligemale 9%. Ja suuremad saajad olidki siis kirjanduse, kujutava kunsti, heli ja näitekunsti sihtkapitalid. Kehakultuur sai nagu vähem raha ja ajakirjanduse sihtkapital sai kõige vähem. Ja selle perioodi üks suur häda oli selles, et see rahade jaotamine ei olnud nagu kindlaks määratud, kui suured rahad mingi sihtkapital saab. Ja näiteks siis tekkisid koalitsioonid ja väga pikad vaidlused, et mõned vaidlused kestsid 10 tundi. Ja siis näiteks selline asi, et kehakultuurile nagu tekkis koalitsioon, et kehakultuuri vastu, ja siis kehakultuur sai lõpuks 57% sellest, mis ta nagu taotles või mis ta nagu oli mõeldud esialgu. Ja mis on oluline, et ehkki seda kultuurkapitali seadust täiendati pidevalt, siis kordagi ei mindud tema tulude kallale, et tulubaas jäi alles, aga
kui tekkis majanduskriis ja seal tekkisid muud probleemid ka, kuna loodi filmikapital, siis hakati otsima uusi tuluallikaid ja üheks võimalikust tuluallikaks pakuti välja, et selleks võiks olla siis õllemaks, et nagu õlle pealt tuleks ka raha kultuurkapitali. Ja nüüd ühe sellise võimaliku suunana, et mis võib kaasa tuua näiteks väga suur erakapitali osakaal, et kui on väga palju annetusi, siis näiteks on Soome kultuurkapital või kultuurirahasto. Ja 1994. aastal oli neil väga palju allfonde, neil oli kokku sel ajal siis 535 allfondi. See tähendab seda, et inimene, kes oli annetanud või pärandanud, siis soovis nagu kindlat valdkonda toetada. Aga seal võib selgelt jääda, sellised võimalused võib tekkida, et osa valdkondi jäävad toetuseta. Nüüd on üks selline osa kultuurkapitalist, mis oli veel ka näiteks selles 93. aasta projektis, aga mis lõpuks jäi välja. Ja selleks on siis kultuuritegelaste pensionikassa, et sinna suunati siis 10% tuludest, no valitsuse osast eelkõige siis. Ja kultuurkapitali pensionikassa liikmeteks said olla inimesed, kes siis maksid sinna liikmemaksu 3% oma kutsealasest sissetulekust ja minimaalne summa oli 1 kroon kuus. Ja siis nad võisid sealt hakata hiljem pensioni saama ja tema surma korral võisid pensioni saada siis tema järglased. Et esialgu oli 500 liiget, hiljem siis 369, pensionär oli 85. Ja see oli siis selline vabatahtlik pensionifond nagu teatud määral. Ja kõige rohkem oli siis seal teatritegelasi, 18% olid ajakirjanikud ja 10% helikunstnikud, nii et selline võimalus. Hiljem tegelikult oli ka see, et sinna taheti nagu sooviti sellega veel liituda. Ja mis on huvitav, et tegelikult see ettevõtmine oli edukas, selles mõttes, et peale 4 tegevusaastat oli neil siis ka nagu alusvara juba tõusnud 50 000 kroonile, et nad suutsid väga selgelt nagu kasumlikult seda ettevõtmist edendada. Nii et see on üks selline võimalus kultuurkapitali juures, mis kahjuks siis selles 93. aasta seaduse ehkide seal oli, aga tõenäoliselt ei mõeldud seda asja korralikult läbi, et ta jäi nagu realiseerimata. Nüüd minu arvates on üheks kõige suuremaks probleemkohaks kultuurkapitali juures praegusel hetkel kultuurkapitali nõukogu. Ja miks see probleem on? Probleem on selles, et kultuurkapitali nõukogu peaks tegelema ka analüüsiga, peaks esitama ettepanekuid ja tegevuse arendamiseks, et mingil määral peaks nagu ilmutama suuremat aktiivsus sellise kultuuripoliitika teostamisel. Ja need põhjendused olid siis ka sisuliselt samad, kui siis 27. aastal kultuurkapitali seadust muudeti. Sest et kui ennem oli 2/3 sellest kultuurkapitali nõukogust moodustasid sihtkapitalide esindajad, siis peale seda toimus selline asi, et see kultuurkapitali nõukogu muutus tegelikult sihtkapitalide üleseks. Ja need mõlemad variandid, et paistab, et ei ole eriti head, et ei ole hea, kui kultuurkapitali nõukogus on ainult sihtkapitalide esindajad või enamikus. Ja ei ole hea ka ilmselt see variant, kui see kultuurkapitali nõukogu on selline sihtkapitali ülene, et kuskil seal vahepeal on ilmselt see õige kompositsioon või õige selline kultuurkapitali nõukogu koostis. Ja seal ei olnud siis uues 27. aasta seaduse järgi ei olnud sihtkapitali juhatuse esindajad, seal oli haridusminister liikmeteks siis Riigikogu ja valitsuse esindajad ning 4 tuntud kultuuritegelast. Ja mis on oluline,
et tegelikult need aastad 27–34 olid Kultuurkapitali tegevuses kõige viljakamad, sellepärast, et seal algatati väga paljusid kultuuripoliitika küsimusi. Et nagu siin on, et kultuuripoliitika selgrooks peaks olema kindel, või Kultuurkapitali selgrooks peaks olema kindel kultuuripoliitika. Ja nüüd seal moodustati, siis nõukogus moodustati kultuuripoliitiline komisjon ja moodustati eelarvekomisjon. Ja see kultuuripoliitiline komisjon tegeles väga paljude asjadega. Et üks ilmselt kõige edukam selline kultuuripoliitika teostamise näide on seotud rahvamajade võrguga. See tähendab seda, et nad töötasid välja rahvamajade võrgu. See pidi teostuma aastaks 1950. Siis toetused jaotati ainult sinna võrku kuulunud rahvamajadele, kes siis vastasid seaduse nõuetele. Ja sellist toetust anti siis nii ministeeriumi poolt kui ka Kultuurkapitali poolt nagu kindlasuunalist toetust mingi eesmärgi teostamiseks. Ja edasi töötati ka siis selle kallal, et oli teatrite küsimused arutlusel seal. Nende käes oli ka siis 50% või natuke see 45% rahadest, eks ole. Ja töötati teatrite küsimuse kallal, siis kirjutati väga palju põhikirju, näiteks Eesti Kunstimuuseumi, Eesti Rahvamuuseumi, Eesti Kultuurfilmi põhikirjad. Ja praktiliselt on see, et üks inimene, kes neid põhikirju väga sageli kirjutas, oli siis Konstantin Päts. Nii et on väga palju tema mõju siin olemas. Et mingis määral on see, et see kultuurpoliitika või Kultuurkapitali nõukogu on siis, peaks kujunema välja selliseks teatud määral selliseks kultuurinõukoguks, kuna ta on ikkagi kõige esinduslikum organ. Ja kui vaadata näited, et kus võtta eeskujusi, siis üheks eeskuju võtmise kohaks on tegelikult Norra kultuurinõukogu. Ja Norra kultuurinõukogus on ühes küljes see, et see kultuurinõukogu tegeleb sellise rahade haldamisega, mingil määral nagu otseselt see, millega tegeleb Kultuurkapital. Ja teine võimalus on siis see, et see kultuurifond või kultuurinõukogu peab siis tegema seda, et ta teeb riigiorganitele nagu ettepanekuid või siis vastab nendele ettepanekute, mis tulevad sealt. Ja vajadusel töötab välja ka selliseid omapoolseid seisukohti ja mis on oluline, et sellise olukorra mõtestamiseks siis tellitakse seal iga aasta selliseid uuringuid, et seda olukorda paremini mõtestada. Ja nüüd, mis lõpuks öelda? Lõpuks võiks öelda seda, et ühest küljest Kultuurkapital on teinud tänuväärset tööd ja tõenäoliselt saab teda hinnata alles teatud ajaperioodi järel, tema tegevust hinnata. Aga mida ma tahaks rõhutada, et Kultuurkapitali tugevus on alati olnud selles, et ta kohaneb oludega, suudab edukalt muutuda ja see võimaldab nagu ühes küljes siis paremini sinna riigikehasse sulanduda, aga teiseks ka siis see, et ta nagu suudab nendes oludes paremini toime tulla. Et see kohanemine on iseenesest nagu väga oluline külg Kultuurkapitali puhul. Nii et soovin teile siis edu nende õige kompositsiooni leidmisel ja ideede teostamisel.